nädal jälle möödas, Nõokäes taas kord eetris, september on täies jõus tööl, kooliaeg on käes, pidev tööaeg on alanud, puhkused ammu läbi, nüüd on ainult puhas tööpõld kuni järgmise suve alguseni siis. Ei, tegelikult ennem on jõulud ka veel. Aga nagu ikka on meil saates külaline ka ja Janar, kes meil täna külas on? Meil on täna külas Alik Säde, kes on siis veebipolitseinik. Tartumaa, Jõgevamaa ja Tartumaa veebipolitseinik Alik Säde siis õige nimetus. Just. Esiteks, tervist. ja aitäh, et leidsite selle tund aega, et meiega siin natukene juttu puhuda. Ja võib-olla ikkagi, kuna meil on niisugune traditsiooniline küsimus ka, millega me alati oma saadet alustame, siis et äkki alustame sellest ja siis liigume edasi juba internetis toimuva kuritegevuse maailma selles mõttes. Aga see esimene küsimus, mis meil on, koosneb 3 küsimusest, siis on niisugune, ma usun, et hea koht, kust alustada. Ja see küsimus kõlab nii, et äkki räägite siis oma sõnadega ka, et kes te olete, kust te tulete ja millega siis täpselt tegelete ja siis hüppame juba saatesse sisse. Et nii nagu alguses ütlesin, ma olen siis Tartumaa politseijaoskonna siis veebipolitseinik, Alik Säde on nimi. Minu piirkond on siis Tartu ja Jõgevamaa ja Tartu linn ja kokku on meid üldiselt veebipolitseinikke praegust on 12 ja igapäevane töö on siis veebipolitseinikuna on veebis ja käime siis, anname koolitusi ja koolitame alates siis lasteaiast kuni siis Rauga jaani, ehk siis kõik, kes kasutavad vähemalt natukenegi nutit või natuke telefone ja tegelikult on neid asju päris palju võtta. Julgelt öelda, et aastal 2025 on ju peaaegu, et kõik inimesed meil siin ühel või teisel viisil internetiga seotud ja selline, ma ei tea, küberkuritegevus siis on tõenäoliselt asi, millega me kõik varem või hiljem kokku puutume. Et ma saan aru, et on siin üks huvitav video, mida meile näidata ja teie näete ka, ärge sellepärast muretsege. Et äkki alustame sellest videost, räägime sellest videost ja siis juba liigume edasi. Et täna siis proovime, räägime üldselt kelmustest, muidugi peaks rääkima eakatele ja peaks rääkima noortele täitsa erinevat juttu, et tegelikult saavad täitsa erinevat pihta, aga mõned asjad on natukene sarnased, aga siis me siin ekraani peal on näha, et on olemas üks tehti politseioperatsioon üle Euroopa, kus võeti üks LabHost programma siis tumeveebist ja selle käigus siis saadi hästi palju raha kätte, 37 kurjategijat peeti kinni seoses Eestis ka, aga see programm jooks siis 2023. aastal, siis Delfis jooksis korra läbi, aga nii palju, kui ma koolitusel on olnud, ikka inimesed pole näinud, aga see on nagu selline õpetlik materjal ja video, et kuidas siis, tavaliselt ikka inimesed ütlevad, kuidas minu andmeid kätte saada ja kuidas mind kuidas mulle teati helistada ja kus nad nagu panka said ja mis PIN 1 ja PIN 2 ja paneme selle video tööle ja siis räägime siin juurde, vahepeal paneme seisma ja vahepeal räägime natuke juurde, et äkki teil endal tekib ka küsimusi ja mul on juba mitmeid. Ma usun ka, et tavaliselt kui ma koolitusel käin, need videod käima panen ja rääkima, siis et teeme tund aega, siis saab 1,5 tundi, aga me videos siin nii kaua ei lähe. Nii, aga ekraan on ees, praegu video seisab. Siin on näha nüüd, kui nüüd vaatate seda ekraani, siis te näete, et see parempoolne valge on nagu teie nutitelefon, et te saite nagu sõnumi ja siis see vasakpoolne, see tume, see on nagu siis kurjategijate vaade. Et kui siin nüüd seda sõnumit vaadata, te näete midagi valesti või? Saate pihta millegile? Tavaline sõnum. Mina ütleks, et see link on juba nagu imeliku olemusega. Nagu vihje olemas ja tavaliselt ma panen käima selles kohas. Selge. Siis on nagu kohe küsid inimeste käest, et kas siin näete oma nutitelefoni midagi valesti. Et siis vaatad seda alt olevat linki, eks ju.
Te kasutate ise SEB Panga seda äppi? Ja selles mõttes, kuna ma olen ise SEB Pangas, siis jah. Mis siis õige SEB Panga link on? No kindlasti ta ei hakka 5-ga. Kindlasti ta ei hakka 5-ga, päris kindlasti kohe. Ja kui ongi sükst link, tegelikult on nii, kui ma annan kohe veebipolitseinikuna, hakkan kohe andma nõuandeid asju, et kui teil on esimene sisetunne, et on midagi mäda, eks ju, et siis tasub, sisetunne ei valeta, et lõpetage kohe see, olgu see siis link või võõras inimene või suhtlus ja lõpetage ära ja hakake kohe kontrollima, et tänapäeval tuleb järjest kontrollida järjest rohkem. Ja siin ka, et tegelikult kõige ohtlikumad ongi need lingid, mis saadetakse meile nende SMS-idega, e-mailidega, Messengeri teel, Whatsappis, Telegramis, kus iganes, siis saadetakse neid linke, inimesed siis vajutavad selle lingi kaudu ja selle lingi kaudu siis te mitte ei satu panka, vaid satute tegelikult kurjategija arvutisse, mis kogu liiklus käib läbi siis selle kurjategija. Et nüüd siin inimene siis paneme korra käima, vajutab selle lingi peale ja siis avaneb väga lihtsalt, ilus SEB siis konto. Ja inimene arvab, et ta on SEB Pangas. Ei no ja võib-olla oled kusagil teedel midagi ka ja ei süvene ka nii väga ja ei panegi tähele. Ei panegi midagi tähele, sest kõik on ju väga täpselt autentimisvahend, täpselt nii nagu on, kõik on. Ainuke asi, mis seal ongi see link on vale, aga seda ei panda nagu tähele. Kuule, siit küsimus teile kohe, et mis te arvate, kas Smart-ID, mobiil-ID, ID-kaart on turvalised, ei ole? Ma usun, et igale poole annab sisse häkkida ja teha mis iganes asju, nii-öelda korrumpeerida, aga ma ei tea, ma arvan, et tähendab, miski pole nagu 100% turvaline selles mõttes, ma usun. Nii? Ei no kindlasti ei olegi nagu Smart-ID, ma ise ka kasutan Smart-ID, aga nagu ongi täpselt, et ma ei tea, kui palju inimesed jälgivad, et kui sul viskab selle ette mingi hetk, et kas sa paned niisama selle sisse ilma mõtlemata nagu. Siin on kogenud vastust juba näha, et tavaliselt inimesed lähevad kahte sorti, et ütlevad, et jah, turvaline, ei üldse turvaline, siis on niisugune kahevaheline. Tegelikult Smart-ID, mobiil-ID, ID-kaart on väga turvalised. Ja miks neid programme, just seda programmi kasutatakse, on see, et kurjategijatel ei ole neid Smart-ID, mobiil-ID ja ID-kaart. Ja selle jaoks on vaja ligipääsu. Ja nüüd, et seda ligipääsu saada, siis kasutatakse seda linki. Et see Smart-ID ja need ID tuvastamise vahendid ei ole üldse ebaturvaline, vastupidi, nad on turvalised. Aga need on vaja nüüd kuidagi nende ligi saada, sest need on ju teie käes. Ja tegelikult on see esimene autentimisviis, et see on selles mõttes Eestis on see väga hea, meil on esimene autentimisviis, et see, kui sul Smart-ID või mobiil-ID ei kasuta, siis ei saada juba sinu kontole ligi, aga kui sa hakkad seda kasutama, siis juba on esimesed ohud. Seega tulebki jälgida muid asju. Parool, ütleme, kasutajanimi parool on kõige lihtsam, eks ju. Aga siin sa kasutad mobiil-ID, on esimene tõkke, kasutajanimi ja parool on teine tõkke, siis on veel kahe autentimissüsteem, see on juba 4. tõkke, eks ju. Et kui, sa võid ju neid paroole kõiki asju panna, aga see programm ongi just selle jaoks, et saada läbi sellest Smart-ID-st mobiil- ja ID-kaardist. Sest neil kurjategijatel seda ei ole. Nii kaua, kui sa logid sisse, kasutad neid programme asju, siis nad saadki teie kontodele asjadele ligi. Aga siin räägime edasi, paneme käima uuesti. Nüüd inimene kasutab siin Smart-ID-d, paneb siis oma nime, siin on lihtsalt politsei lihtsalt näitab, kuidas see käib, peab kasutaja, siia paneb siis inimene oma isikukoodi, see on lihtsalt, toome siin näiteks ja inimene siis nagu logib panka sisse, aga nüüd vaadake, mis siin toimub kurjategija juures. Et kurjategija, username näitab kohe tema nime, näitab kohe isikukoodi, näitab kohe ilusti ära. Ja siis ma näitan, vaadake, mis seal all nurgas on. Ta näitab ilusti ära, mis programmi te kasutate, mis kasutajate kasutate, mis programme ja millisest veebibrauserist te veel sisse lähete. Selles vaadake, kui palju andmeid on ühel kurjategijal. Tavaliselt need kurjategijad ei tööta üksi.
et see on see, et paljud mõtlevad, et mingi üks kurjategija skämmib meid siin kõiki meid inimesi. Ei ole nii. Tegelikult on siin grupp taga, tavaliselt on mingi samasugune tuba nagu meil siin istub mingi 10 inimest ja nad teevad koostööd. Ja nüüd juba on see, juba hakkas andmetöötlus pihta ja see kurjategija ise teeb ka oma mingid settingud, asjad ja siis ta hakkab juba siin küsima neid koodasju. Ja nüüd inimene siis, vaata esimene asi, mis siin oli kohe näha, et see võttis kaua aega. Ja tavaliselt käib see kiire, et see on ka üks märk sellest, et kui midagi käib väga kaua internetis, kui tavaliselt, siis ta võib olla kahtlus, see ei pruugi alati olla. Aga see on üks väike märk. Nüüd inimene pani sinna nullid ära, parooli selle PIN ühe nii öelda, jah. Smart ID PIN-i koodi ja nüüd ta siis läheb juba need koodid tulevad sisse, nüüd ta panete juba teise koodi paneb juba, jah, täiendava turvalisus, eks meie arvates siis nagu PIN 2. Ja kõik see liiklus käib ikka läbi selle paha arvuti, kõik see paha näeb kõik neid andmeid. Nüüd käib andmetöötlus, siin veel kinnitatakse koode ja pahale tuli kõik need arvutid ja asjad tulevad kõik sisse. Nüüd on pätt põhimõtteliselt või paha või kelm on teie juba pangakontos sees. Ja, ta näeb juba teie kogu, siin ta lihtsalt ei ole lihtsalt seda, siin on lihtsalt näide sellest, kuidas sisse logitakse, aga siin ei näidata seda pangakood. Nüüd kurjategija juba näeb teie seda pangakontot ja asju. Aga kas see, ütleme, mis siis on öelda selle ohvri kaadri siit just, aga kas tema siis lõpuks ikkagi suunatakse nagu oma panka siit nagu edasi? Ei, tema ei suunata oma palka, vastupidi, kurjategija on pangas ja siis paralleelselt ta paneb neid koode asju ja inimene paneb koodi, tema paneb kelm läheb samuti koodi. Ja kas siis on, aga ütleme, kui tema nüüd saab sinna panka sisse, et kas siis ütleme selle ohvri telefon, mis asi siis jookseb kokku või ta ei jõuagi mitte kuhugi? Ei, ta ei olegi veel pank, ta ei jõuagi panka, ta ongi lihtsalt on liba pangas. Okei. Ja pätt on õiges pangas. Ja nüüd ta lihtsalt, nüüd on kogu informatsioon juba põhimõtteliselt kelmil juba teada. Et kus sa käisid poes ja kus sa trennis käisid ja palju sa arveid maksid ja puude eest, mis sa ostsid ja vett ja valda maksid ja kus sa lapsed ja siin peredele ja emadele, vanaisadele, kus sa seal maksid ja kus sa käisid kõrtsis ja kõik need arved ja asjad on kõik näha juba, eks ju. Ja siin nüüd, kui tavaliselt kurjategijad saavad nagu niimoodi näpud taha, siis nad hakkavad nagu rohkem asju otsima. Ja siin antud juhul siis juba oli näha, et hakatakse küsima kaardi andmeid. Ja vaata, see on, praegust veel ei toimu, selles mõttes ei kaota ei raha ega mitte midagi. Ja praegust on lihtsalt pangas on sees ja küsitakse ka pangakaardi numbreid. No, paljud on arvatavasti pangakaarti kasutanud, suured inimesed, noored inimesed nii palju ei ole, aga on ka juba noortel, siin on juba näha, et pannakse see nimi, pangakaardi number, siis pannakse see kuupäev, mis on ja siis see turvakood. Ja nüüd põhimõtteliselt võib juba osta e-poest kõik asju, on nii. Ja nüüd need kaardi andmed, nägite, tulid siia, kurjategijale tulid siia alla, näete, vasakul on siin kaardi nimi, number, Experity CVC, see number, eks ju, kõik numbrid on olemas. Nüüd, see on tüüpiline näide sellest, et lähete kuskil e-poodi või ostate kellelegi kuskil internetis, lähete, kuidas teie ostate internetis asju? Ma ostan üsna vähe, sina vist ostad veidi rohkem. Ma olen küll, aga põhimõtteliselt ja siis tulebki see kaardi number ja siis täpselt need sisse panna sinna. Täpselt. Ja mis salvestad ära alati või? Sul on mingi kindlad kohad või on mingi turvaline kauplus? Ei, kindlaid kohti pole ja ma ei salvesta küldiselt neid ära. Väga õige, ei tohi salvestada neid, ei tohi linnus panna, et salvestage need ära. Et see on muidugi tüütu, vaata, iga kord peab panema uuesti kaardinumbrid, uuesti see, aga see on turvaline, selles mõttes sa ei salvesta need kaardinumbrid ära. Siin kurjategijad saavad teie kaardinumbrid teada, põhimõtteliselt on nii, et hommikul ärkate kell 7 või 8 üles, tahate minna, vaatate pangakaartit on kadunud 800 eurot, no 805 eurot näiteks, jah. Või 850 eurot. See tähendab seda, et öösel kell 3-4 on kelmid kasutanud teie pangakaarti
neid samu numbreid, mis siin kirjas on. Ei pannud 10 korda järjest 85 eurot ehk siis 850 eurot ja pank blokeerib sulle 10. korra pealt ära, automaatsüsteem hakkab tööma, aga öösel te ise ju ei pannud tähele. Ja neid juhtumeid on veebipolitseil kui palju, kus inimesed panevad kaardi andmed, on kuskile kas siis näiteks käinud liba seal poes kuskil või internetis on marketplace'is maksnud või kuskil jaganud oma kaardinumbreid või siis teistele maksnud ja neid on hästi palju, et see on kõige kirjam. Et noh, alati kui on inimesel see, siin aitab see, et ma olen alati inimestel soovitanud, et kui te teete internetis mingi kindlalt makseid, siis kasutage kaarti, mida te nagu, kuhu teil ei tule nagu igapäevast sissetulekut sisse. Ja jagage selles mõttes, jagage oma sissetulekud, et noh, sissetulek tuleb mingi kontonumbrile, et seal võib-olla ei olegi kaarti ja jagage siis need summad siis erinevad, see on söögiraha, see on reisiraha, see on kogumiskonto ja see, kus te käite nagu poes asju, et seda kaarti ainult kasutate nagu ostmisteks asjadeks. Siis ei juhtu see, et näiteks lähebki lekkima, näiteks lähete välismaale, ostate midagi, sest välismaal on hästi palju, eriti kuskil lõunamaades, kauplustes. No seal ei pruugi ka, et see ei ole ka nii, et kauplused lihtsalt ise annavad, eks ju, need andmed või ise kopeerivad neid, olete kuulnud küll, on ka saated olnud, aga nad ei kopeeri kõik kauplused, aga noh, ikkagi juhtub, aga ka kauplustes häkitakse sisse ja saadakse neid andmeid teada ja te lihtsalt mul on endal on ka, nii kui kuskil oled käinud lõunamaal ära, kuskilt tuleb jälle pangast teada, et äkki vahetate pangakaardi ära, USA-st jälle üritati mitu korda sisse tulla. Ja. Et no, järelikult, kui sa käid nendes väikestes seal butiigipoodides, kioskites ja seal kõrvalistes pood, maksad selle krediitkaardiga, paned seal koode asju või internetis maksad või e-pais või isegi suurtes, et pannakse libalinki asju, siis tuleb olla ettevaatlik, kuhu nagu on. Ja miks ma küsisin su käest alguses seda, et kuidas sa, mis poodides sa käid, et selles mõttes ka, et inimesed, kuidas ostavad asju internetis, ikka odava. Sa paned, lööd sisse odava hinna, otsid seda odavat, vaatad -50%, lähed, ostad sealt ära. Ma võin mõne näite ka tuua, näiteks üks lapsevanem helistas, et kirjutas, et mul on laps tahab selle Rootsi bänd, ma ei mäleta, mis see Rootsi bändi nimi oli, BFC või midagi siukest oli see, mingi nänni fännikaupa. 13-aastane tüdruk tahab fännikaupa koera oma. Ja siis viskas koera sildi ette ja küsis kõik andmeid, ID-kaarte, krediitkaardi andmeid, salvestusi, kõike ja et ema ütles, et kas see on nagu turvaline, ma ütlesin, et ei ole turvaline, ärge pange neid kurva. Ja siis ema vastus oli see, et kas ma siis ei saagi lapsele neid asju osta või, et ma pean kallilt ostma siis või. Aga pärast oligi see, et ema siis ikkagi ostis sealt ja pärast kaotas sealt kontot üle 1000 eurot. No isegi see, et noh, et sa räägid, et noh, et nii ja nii, et salvestatakse asjad ära, isegi neid ja neid näiteid on mul päris palju. Nii fännikaup, eriti mis on välismaa veebi asjadega see, et aga peab olema ettevaatlik, kuhu sisestate andmeid. Neid salvestatakse, otsitakse, jälgitakse, e-pood ise kaotavad ja see, et tegelikult ma võin ühe näite tuua selle sama, noh, miks meil internet, miks meil on üldse, noh, peab olema lihtsalt iga kord valmis igasugust üllatusteks. Ma toon selle sama SEB Panga kohta näite. Aasta oli 2022. Juhtus siuke asi, et SEB Pank, ma ei tea, kui keegi pahaseks saab, las nad saavad siis. Aga SEB Pank äpp, see sama, järsku tuleb teade, et SEB Pangas on võimalik näha ajalugu rohkem kui teistel. Seal on äpis on niimoodi, et kui sa paned seal nime, siis ta näitab sul seal oma viimaseid tehingud paned inimese nime sisse, ta näitab sulle, mis tehingud sul 3 viimast on tehtud seal. Ja kes sul on sõbralistis, mitte kõigil, eks ju, näitab sinu sõbralistis või kellele oled näiteks oma lapsele või seal emale, isale või sugulastele oled kuskile maksnud, näitab viimaseid 3 tehingut. Nii. Aga nüüd juhtis nii, et see
pangal tuli error, ehk siis kuskil keegi jättis linnukese või see ja näitas 5 viimast andmeid ja jumala suvaline Eesti inimene. Ükskõik, kelle inimese nime sa võisid panna, veebipolitsenik muidugi, ma ei hakka ütlema, kelle nimesi ma sinna kõik siis panin. Aga ma panin sinna ikka kõikide vähegi tuntud poliitikute kõikide nimesi, ma nägin 5 viimase tehingut see. Me andsime muidugi kohe teada, me andsime kohe selle Seep Pangale ruttu teada, see läks tunni ajaga kinni, aga see on näide selle kohta, kus juhtuvad asjad. Et andmed lekivadki niimoodi vaikselt, et jääb nagu sükene väike küpsuse puru alati maha inimestest, ma olen interneti ka räägid, et vaadake, mingi kas või guugeldage ennast, vaadake, mis andmeid teil internetis laiali on. Et inimesed jätavad nagu see Hans ja Grete, see muinasjutt, eks ju, et ja kelmid liiguvadki selle sammu järel ja leiavad andmed, inimesed ütlevad, kuidas minu andmeid teada saadi või need. Aga niimoodi saavadki, alguses saad kaardinumbrid, kasutajanumbrid, eriti kui nüüd ta näeb pangas kõike sinu andmeid, kus sa oled käinud ja kus sa reisil ja mis sa oled ostnud ja bookingud ja asjad ja reisid ja hotellid ja siis nii käibki. Et tegelikult ütleme nii, et kelmus alla võib sattuda iga inimene. Lihtsalt sihtmärk peab olema õige ja eesmärk või see pakkumine peab olema õige. Minule võib-olla loomad, kassid ei sobi, eks ju, aga mul on teisele inimesele või ma arvan teile küll, kui siingi podcasti või videotehnikat või seda pakutakse, siis võib-olla päris õiged inimesed, eks ju, et keegi sinna tahab petta, eks ju. Aga muidu võib-olla teised asjad ei puuduta teil üldselt, eks ju, ei huvita. Ja lihtsalt sihtmärk peab olema õige. Aga nüüd pandi see kaart kinni, kaardi andmed teada pahal. Kahjuks teil on ka paha. Esimene asi, mis tuleb teha, kui te avastate niisugust asja, tuleb kohe võtta ühendust pangaga. Et siin on nüüd see mobiilidee, eks ju, pannakse mobiilidee number ja pannakse jälle isikukood ja siit saadakse teada mobiilidee. Et alati, kui midagi juhtub, siis ma panen nüüd ühe korra moment seisma, et vaadake, siis hakkas midagi tööle. On siuke asi juhtunud teil, et panite koodid asjad ja järsku ütleb, et vale. Ainult siis, kui valestel on pannud. Antud juhul hakkab nüüd hakkate te raha ja asju kaotama. Nüüd tavaliselt, mis inimesed teevad? Mis te teete tavaliselt, kui viskab siukse errori? Proovi uuesti. Proovi uuesti. Vot selle... Ja see süsteem ongi nüüd ehitatud selle peale, et inimene, et kuidas nad kaotavad omal pangakontos raha niimoodi online'is. Neil smart-ideed ei ole, mobiilideed ei ole, ID-kaart ei ole. Te olete sisse loginud ja hakkate nüüd koode panema. Panete esimene kord error, panete teine kord error, kolmas kord error. Iga kord, kui te panete neid ID-kaarte 1, 2, 3, 4, iga kord te midagi kaotate. Ka siis kaotab samal ajal, kui teie panete koode, panete pätid ka õiges kohas. Samal ajal te kaotate siis kas raha, võetakse laenu, tellitakse kaupa, tehakse lepinguid, tehakse muid tehinguid, ostetakse asju ja nii edasi, kantakse kuskile raha edasi. Et see süsteem ongi selle peale nagu üles ehitatud. Siin inimene panebki, läheb mobiilideega, paneb uuesti selle koodi, kasutajatunnuse selle ja läheb uuesti. Ja siin lõpeb see video sellega ära, ma panen selle päikse ajal kinni. Et miks see päike nüüd kaua käib, ongi see, et sel ajal nemad teevad neid tehingud asju. Et nad ei ole üksi, nad teevad seda koos. Ja seltskonnaga koos. Ja kõik hakkab sellest, et see link oli lihtsalt vale. Mitte mobiilidee on vale, ID-kaart on vale, smart-idee on vale. Ja sellepärast tulebki alati olla väga ettevaatlik, jälgida, kuhu PIN-koode paned, kuhu paroole paned, kuhu sa oma kaardinumbrid paned, kus sa jagad, kellele sa jagad ja mis on. Ja niimoodi need kurjategijad, see on natukene keerukam nüüd see süsteem. Aga on niisugused lihtsamaid, lihtsalt on mingid õngitsuskirjad asjad, me võime siin natukese aja pärast veel rääkida neid asju, aga sellega see video meil siin praegust lõpebki. Et põhimõtteliselt nüüd toimubki see, et
inimene paneb neid koode järjest rohkem. Mul on ka siin mitu näidet, et inimene ütleb, et see oli see vist Maxima, see loosi praegu siin, et sa oled Maximaga võitnud see loosi, et 2600 eurot, aga me 8 võitsime. Ta tuli Messengeri peale, sa võitsid, tahad, pane, ma saadan sulle kinnituskoodi ja siis panen sulle koodi asjad ja tegelikult inimene ütleb, et sa said 1300 eurot, et nüüd ma kannan sul selle raha 1300 eurot sinu arvele, panen need koodid, inimene paneb koodid, aga hoopis mitte ei tulnud peale, vaid läks välja. Aga kuna meil on, ka kasutage pankades neid teavitusi, et tulevad teavitused, tulevad teile SMS-ina või e-mailina või kuidas iganes ja siis tuleb teada, et ei läinud, et paljud inimesed ongi nagu ärkatkestanud kohe, aga kui teavitust ei ole vaatanud ka, inimene panebki 4-5 korda ja niimoodi need summad kaavadki. Et tavainimesele võib-olla see keeruline, aga nii ta töötab. Ja siis ütleme nende kaartide kaotamise suhtes on eraldi programm, et see on nagu täis siukene näide lihtsalt selle kohta, kuidas inimesed kõik andmed nagu kaasa, aga see ongi nagu õppematerjal või see, kuidas nagu nad nagu meid skämmivad ja võtavad nagu raha ära. Et selles mõttes on. Aga ma saan aru, et kes nagu seda spetsiifilist seda kasutasid, oli siis aasta 2023, kui nad siis lõpuks vahele jäid. Aga antud momendil, ütleme, kas on ka mingit, ütleme, sellist umbkaud statistikat, et palju võiks öelda, et praegusel momendil siis, ütleme, selliseid gruppe just kui siin väljas on, kes teevad seda sama asja? Ei, siuke statistikat ei ole, seda statistikat ei olegi, et palju gruppe nagu töötab korraga, aga kindlasti neid on, aga ma toon sulle lihtsalt ühe näite selle kohta, me tegime siin, tähendab, mitte mina ei teinud, vaid Politsei- ja Piirivalveamet tegi kommunikatsiooniga, tegi üks päev kelmuse registreerimisi politseisse, mis tuli 112 peale. Ja siis ka veebipolitseinikud sisestasid sinna neid asju. Ja see oli siis hommikul kella 9, õhtu kella 9. Ja siis tehti seda võimalik Politsei- ja Piirivalveameti Facebooki lehe pealt arvatavasti 2023. aastal üles leida küll. See oli veebruarikuus, oli esimene nädal oli. Ja seal oligi näha, et mitu teadet tuli, mis te arvate? Teil on kindlasti näinud, et ma lihtsalt küsin. 12 tunniga. Mis sa pakud? Ma ei julge vist pakkuda, sest see võib olla... Ma arvan, ma pakun liiga palju. See ei ole mingi utoopiline, aga ütleme et 12 tundi ütleme. Ma ei tea, mingi 100, mitusada, ma ei tea. 243 teadet registreeriti ja kõige suurem summa, mis kaotati, oli 50 000 ja sellised väiksed summad olid ainult, ma jään nüüd võlgu selle sammu, et minu arust oli kuskil 100 000 oli kogu summa 12 tunni jooksul ja enamus olid muidugi siuksed teated, et vot oligi, et kuule mind üritati siin petta, küsiti PIN ühte, helistati, küsiti mingi õngitsuskiri, SMS, enamus olid need, aga olid ka investeerimiskelmused, me võime siin, me täna veel räägime kelmuste liikidest, siis räägime. Et ma panen selle ekraani kinni, sul on ju? Ja, võib panna julgelt. Ja siis teen siin oma slaidid lahti, siis räägime mõned asjad juurde, et aga jah, ja siis sealt saab nagu lugeda, seal nagu oli ilus selles mõttes näide selle kohta, mis ristlõige nagu selle kohta, et kui palju ja kuidas meil inimesed nagu satuvad ohtu. See oli terve selles mõttes ilus ajalugu, et oli topeltpetmis, oli investeerimispettuseid, olid igasuguseid huvitavaid asju, aga kelmuste liigid ongi, et meie oleme endale kelmuste liigid pandud, et siin ongi, et see enamus on panga nimel tehtavad kõned või siis täna on siin Tervisekassa, politsei, Päästeamet siin, Nublu, mis mul siin meelde kohe tuleb, et see on erinevad, et need on nagu töötud kõige rohkem. Või siis arst või perearst on siin ja teised. Aga panga nimel tehtavad kõned on üks, oli ja on praegust kogu aeg. Et pangakontol midagi juhtus, midagi võetakse ära, kõik on pahad, pangatöötajad on korrupeerunud, politsei on korrupeerunud, et ja siis on neid erinevaid nagu tehtud nagu skeeme, petuskeeme siis.
noh, üks oli nagu salaoperatsioon, noh, salaoperatsioon oli panga nimel oli see, et helistati, öeldi, et teie kontol on, seal samamoodi, seal teiega ei tegele üks inimene. Seal tegeleb teiega arvatavasti 4-5 inimest ja võetakse ühendus, saadakse teie pangakontole sisse, samamoodi nagu ennem selle kas või sama programmiga või mingi teise programmiga või inimene jagas PIN-koode või asju või ta siis arvaski, et pank helistab, et vaatame koos üle, mindi panka sisse, siis inimesed juba said teada, siis hakati juba sealt edasi hääletama, et kõik nad koos teevad. Ja siis salaoperatsiooni käigus siis jõuti sihukesele arusaamisele, et pangast tuleb raha välja võtta, kuna need pangatöötajad on korrupeerunud ja politseil ei tohi ka teada anda, et nad on ka korrupeerunud, et raha tuleb välja võtta, see raha tuleb üle anda siis politseiametnikule, meie politseiametnikule, kes siis tegeleb matkimise teel, saame need kurjategijad kätte. Inimene siis võtab raha välja ja siis viibki selle põhimõtteliselt kurjategijale, kuigi kes ei ole nagu päris kurjategija. Aga siin on nüüd siin on edasiarendusi olnud, et on viidud nagu pangaautomaati ja on kirjadel saadetud ja on teisi süsteeme veel, et siis on see Bolti taksoga olete kuulnud, eks ju, et kus saadetakse isegi Bolti takso järgi ja inimene, et kodust viib raha või sinna ja isegi sihukese asju on olnud ka. Aga meil on õnneks inimesed on tähelepanelikud, ütlevad, et kuulge, et nende kelmid lõpetage kõne ära, aga seal ongi see, et inimesed hoitakse uue liini peal, tavaliselt on need vanemad inimesed, on ka nooremaid olnud, aga samamoodi on see nagu kontokaitse, et teie kontot tuleb kaitsta, süsteem ja mõte on sama ja turvalisuse kontroll, need on erinevad liigid, mis on kasutatud, kelmid kasutanud erineval ajal. Ja siis on samamoodi, et Smart-ID ja Microsofti toel siin kelmuse liigid, et samamoodi, et süsteem on ikka sama, et kõik on korrupeerunud, raha tuleb välja võtta. Need need kõned on praegust vähemaks jäänud. Aga just need tervisekassa praegust ja siis haigekassa ja need on praegust teliarved ja need on tekkinud. Eks me oleme teavitanud ka, inimesed paljud teavad, ja saadetakse, meile antakse teada, eks me siis vaikselt proovime nii palju, kui me levime sotsiaalmeediates, siis me teame. Kas te ise teate, kus meil veebipolitseinikud sotsiaalmeedias on? Olete näinud mõnda? Facebookis vist olen mingit asja küll näinud, aga ma rohkem niimoodi praegu nüüd enne saadet. Ja enne saadet teie enda kontoks. Facebooki, põhiline on Facebook. Siis on meil noortesuun on Snapchat ikka ja siis meil on Discordis ja Instagramis on veel ja meestega on hea rääkida, lähed kuskil loengule ja räägid pikka juttu kõik ära, et programmid, asjad, Discord, mehed kõik, Discord kõik, mängurite koht, kõik teavad. Me ei hakka siin meeste maailmadele lahti andma, aga ise ka Discordis, et Discordis liigub infot palju. Tore programm oli kunagi, aga nüüd on ta väga käest ära läinud. Aga see selleks. Sealt ka muideks kelmusi, noored saavad sealt hästi palju pihta. Et kus sa noort inimest kuskilt ei leia, ei saa kätte ju. Et tuleb koolis, eks ju, lasteaias, sealt ka kätte ei saa. Lapsed mängivad arvutimänge, on Discordis, Snapchatis ja sealt nad pihta saavadki. Et sealt otsitakse üles. Sealt otsivad mitte ainult kelmid, vaid ka seksuaalkurjategijad, pedofiilid ja muud pahad inimesed ja saatakse infot hästi palju. See on seesama, see küpsusipuru, et inimesed jätavad endale hästi palju jälgi palju ja lapsed räägivad palju. Aga just kui mul tuli üks küsimus ennem just selle nii-öelda selle küpsise puruga siis seoses, et nüüd on kuidagi järjest rohkem nagu populaarsus kogunud või kindlasti on ta varem olnud, aga kuidagi nüüd ma olen nagu tähele pannud seda, et järjest rohkem mingisuguses YouTube'is või kohas pakutakse nagu selliseid, ütleme siis teenuseid, nagu üks vist oli incognito.com peaks vist olema, mis siis pakuvad seda teenust, et just kui nii-öelda kustutatakse sinu jäljed siis nii-öelda internetist nagu ära. Et minu küsimus on see, et kas nad nagu päriselt ka teevad seda või see on tegelikult veel eraldi skämm, kus tegelikult ei kustutata midagi. Ei, kustutaksegi. Nad võivad isegi seda teenust teha, aga selle kohta on selle kohta, kui sa lähed salasuitsu või
tupsu narkootikume ostma, alkoholi ja internetis ja sa saadad sinna 200 või 300 eurot ja ei saa asju ja mitte midagi ja sa ei saa kaebama ka minna, et sa läksid, et kuule, polits, ma läksin narkootikuma ostma ja nüüd mul võeti 200 eurot ära ja ma ei saa. No, neid juhtumeid on päris palju. No, mõned ikkagi kirjutavad, nii me saame teada neid asju, aga tegelikult andmeid saab internetist ise kustutada, sa ei pea kuskilt kellegi abi annama. Et me anname ka, veebipolitseinik on hästi palju küsivad, et võt, et minu andmed on kuskil seal internetis üleval, minu kusagil olevad asjad on seal veebist näha, ma tahan neid kustutada, eemaldada, kõike võimalik internetist eemaldada, paluda ja üldiselt nad teevad. Noh, mingi nädala jooksul saab kõik asjad maha. Et seda nad teevad palju. Et, ja see võib olla täitsa see YouTube'i see samamoodi, et maksad kuskile ja aga noh, keegi on kaval olnud, et tahab raha teenida. Et loomulikult. Aga tegelikult nad ei tea, et noh, paljud ongi teadmatus. Ja seda teeb ka veebipolitsei, et me teavitame kogu aeg, et kuidas, kus on. Aga siin oli see, et nagu kõike saab maha võtta, aga vähemalt ütleme, mina sain interneti avarustesse aastal mingi 2000 või midagi sellist. Et noh, oma jagu aega seal nagu seigelnud ja asju. Ja nagu üks selline kuldreegel, mis nagu mulle nagu alati meelde jäi, et nagu kõik, mis see internetti paned, on nagu igavesti seal. Et nagu selles mõttes see on endiselt nagu... Tegelikult, kui sa lähed, tegelikult on arhiivid ja asjad olemas, internetti korjatakse. Me käisime just neid ratte ja andmeid vaatamas siin kunagi vanasti, et need on kõik alles, et need on võimalik leida sealt 90. aastatest. Hoitakse, need korjatakse, kogutakse, pannakse arhiivid olemas täitsa, jah. Aga noh, tervet interneti üles ei korja, aga sellepärast tulebki süstemaatiliselt ja pidevalt kontrollida ja see tuleb pidevalt vaadata, mida sa siin endal internetti sisestad. Mõned on natuke edevamad, mõned natuke vähem edevamad, aga noh, selles mõttes ikkagi andmeid jääb palju. No, käid spordivõistlustel, teed MTÜ, meie siin esineme niikuinii läbi interneti, andmed, töö, CV-d, ostad, müüd, autod, asju on palju. Jop. Aga kelmustest veel rääkida, siis teine siukene hästi suur grupp on investeerimiskelmused. Ehk siis inimesed investeerivad, et see on nüüd raske teema, et inimesed annavad ise raha ära. Et saada nagu rikkaks, aga hästi palju on investeerimiskelmusi skeeme. Inimesed, noh, nende investeerimiskelmustega, kõikidega, ma ütlen ka, kõikide kelmuste taustal ikkagi politsei pidevalt töötab. Et see ei ole nii, et me lihtsalt vaatame pealt, et andke meile teada, kas siis cert.ee või siis või kohalikul veebipolitseinikule ja Riigi Infoamet ja me kogu aeg korjame, monitoorime ja taustal ka politsei teeb neid töid, et meil on siin salajased ja poolsalajased ja väga salajased ja kõik teevad seda tööd teeme. Et proovime ikkagi avastada, et noh, kõik, mis riigist väljas on. Ja need investeerimiskelmused tavaliselt jäävadki, et inimesed tahavad põhimõtteliselt investeerida raha, ehk siis investeerides raha, et saadaks nagu rohkem, et mis teie arvate, et palju on mõistlik nagu teenida investeerimise pealt, mis protsendid on õiged või mis õiged, mis oleks nagu mõistlikud või loogilised? Meil käis siin üks kohalik investeerimiskuru ka saates millalgi, aga noh, ma ei teagi, ma ei mäleta, kas sellest niimoodi oli juttu, et palju mõistlik on või. Aga ütleme nii, et kui ma panen 100 eurot ja ka 6 aja pärast 100 eurot ehk 100%, siis ei, see ei ole. Kõik siis lubab üleöö rikastumist. Mis see siis mõistlik on? Ta ei rääkinud selles. Seda tahagi rääkida ka. Sellises võtmes võis päris rääkinud, jah. Jah, et pigem oli see, et kui alustad, et siis võtta pigem nagu, mis need ongi, 3% teenib või mingid sellised. Ja siis noh, et ta rääkis nendest lihtsamatest, aga jah, vist siukest suuremat nagu ei olnud. Ei, no suuremaid, see, kui juba hakatakse rääkima üle 10% tootlikkusest, siis sorry, et see juba ei sobi. No, ma võisin investeerimisest näiteid tuua nii palju, mul siin kirjutas üks naisterahvas, et investeerimine
pakutakse 79 eurot ja 2 aasta pärast on 15 000. Okay. Nii, on mõistlik ka. See tundub. Ma ütlesin seda sama, et see tundub väga siukene kelmuse moodi. Aga see vist on selline nagu sellise inimloomuse nõrkuse nagu ärakasutamine ka, et me kõik ju tahame nii-öelda üleöö miljonäriks ju saada, et see... Eriti kui kõik räägivad, investeerimine on üks teenimine, kogumine, kõik on nagu väga õige. Ja, aga ma ütlesin talle samamoodi, et 79 eurot 15 000 ei saa 2 aastaga. Ja siis ta sai selle peale pahane, ütles, et ta ei taha, et ma rikkaks saan. Aga ta ei pöördunud minu poole rohkem. Ma ei tea tagajärgi, kas ta tõesti pani seda 79 eurot pani, aga investeerimise kelmused on selles mõttes labane sükene kelmus, hakkavad tavaliselt õngitsuskirjadest pihta. Et õngitsetakse teie andmed ja öeldakse, et tahate lihtsalt kiiresti investeerida, hakkame väikestesse summadesse, on 250 eurot. Tavaliselt oli see. Ja inimesed panevad 250 eurot, investeerivad sellele ja tavaliselt on need kuskil välismaa pangad, et antakse neile uhked asjad. Siis ma ütlen kohe alguses ära, et kui te tahate mingit tagatisi asju, et kas need raha, kui investeerite ja midagi juhtub, siis kasutage ainult Eesti pangasüsteeme. Ärge kasutage kuskilt väljasmaal, sest seal, kui te raha kaotate, investeerimine on üldse risk, et seda tuleb üldse mõelda ja kui seal kaotate, siis te olete ise riskinud. Ja see tuleb hästi palju kaalutada ja mõelda, et öeldakse ikka, et ühte mune, ühte kotti ei panda, jagatakse erinevatesse kohtadesse, investeerimised on. Ja siuksed skeemid nagu, et paneb 250 eurot esmalt sisse ja tavaliselt pakutakse, et siis on ta mingi läbi õngitsuslehe, ta panete sinna andmed, telefonid, kontaktid, maksate selle esimese summa ära ja siis hakkab see kelmus pihta. Et inimene ütleb, et vaadake, et nüüd, et täna nüüd kulla hind või see tõusis või siis nafta hind langes, tõusis, et nüüd oleks õige panna 100 eurot juurde või 300 eurot või 1000, oleneb, kuidas inimestel on. Inimesed panevad siis juurde sinna. Et paned tuun, nüüd tõusis. Tavaliselt juhtub selle investeerimiskelmusega see, et palutakse inimesele midagi alla laadida. Ja tavaliselt on see Anydesk, et see on siis nupvara. Millega sa saad desktopi üle kontrolli võtta. Ja saad desktopi üle kontrolli. Ja põhimõtteliselt inimesele palutakse alla laadida mingi programmid, asjad, mis on läbi nendega jälle süsteemide, et saadetakse graafikud, et kuidas need kullahinnad asjad tõusevad. Inimene paneb 100 eurot, tõusis. Langes. Ja inimene niimoodi kopi kaaval, siis paneb 100-200 ja siis ta näitab. Mul on siin üks näide, üks koolist, üks õpetaja tuli, ütles, et üks 8. klassi poiss ütles, et tema enam koolis ei käi, et tema on investeerinud juba raha ja investeerimise pealt raha, tema on juba 4000 eurot koos juba 2 kuuga ja nüüd tema on rikas, tema enam koolis ei käi, kõik. Ja siis mina tavaliselt selle peale ütlen, et okei, tavaliselt inimesed investeerivadki sinna väikseid summasi, kui on ka suuremaid summad, aga toome lihtsalt siin näite, et siin inimesed olid investeerinud juba seal 10 000 ja 20 000 eurot, oma raha siis, juba päris raha. Ja siis näitas seal juba, et olete võitnud seal juba üle 30 000, eks, mingi kõva protsent, eks. Ja pidevalt nad küsivad juurde, aga välja kunagi ei anna. Ja siis ma olen alati inimesed ütlesid, et okei, inimesed ütlevad, et olete investeerinud, eks ju, kogunud, et kui te ei usu nagu mind, siis tehke siis siuke test, et ma tahan nüüd osta täna seal mingit suuremat asja, mingit muruniidikut, robotit või mingit tehnikavahend, maksab 3000 eurot, võtke see 3000 eurot välja, mis on 30 000 siis, et ja nii, kui nad selle ära küsivad ja ära jõuvad, siis nad näevad, et reaalselt mingit raha ei ole. Nii juhtus selle poisiga ka, ütles, et sa tahad osta arvutimängu või mobiiltelefoni, ütlesime 1000 euro eest ja ta ei saanud sealt mingit raha. Et siis see ongi see veemine, et see investeerimine on pettuskelmus, see jõuabki kohale sellega, et kogu aeg lubatakse ja tegelikult midagi ei maksta, inimene maksab midagi juurde
ja selle investeerimiskelmusega on veel erinevaid süsteeme, et noh, et siis nad ütlevad, et me kanname selle jaoks, et raha kanda, tuleb teha pangakonto, see maksab 56 €, maksa see ära. Siis need summad on nii suured, meie riigis on mingisugused maksud, siis tuleb seal mingi 300 € maksta mingisugust viivist asja, see tuleb ära maksta, siis mul tuleb mingi notariga suhel, siis tuleb jälle maksta, siis tuleb kindlustusraha maksta ja ühesõnaga korjatakse veel nii kaua, kui veel saab. Enne kui inimene saabki aru, et ta ei saagi mitte midagi tegelikult. Ja see ongi investeerimiskelmuse üks suur kurb, et inimesed arvavad, et nad on saanud rikkaks nagu 2-3 kuuga. Aga tegelikult ei ole see midagi. Et siukse näited investeerimise on, et siis see PPA, mis tegi siin 12 tunni jooksul, tegi selle katse, seal oli hästi palju investeerimiskelmusi. Ja seal oli ka, et oligi täpselt sama skeeme, oli erinevaid, kuid seal oli ka, et me teame, et teil juhtus, et teid peteti, te ei saanud raha tagasi, aga meil on siin firma, kes aitab teil selle raha tagasi saada, selleks tuleb 5000 € saada, siis me saame selle raha tagasi. Ehk siis toimub nagu topeltpettus. Ja sealt need summad nagu tõusevad. 50-60, inimesed ikka müüsid oma vara, müüsid oma seal maid või maju või kortereid ja suuremaid asju, et siis ikka tekkis vaba raha, eriti siin COVID ajal ja kuskil siis tegeleti, kõik räägivad investeerimiseks, ma võin ka investeerida, eks. Aga tegelikult on kasutada meie enda pangasüsteemis, siin ka Seebil on, LHV-l, Swedil on, kõigil on olemas proovi need nagu investeerimiskeskused, et sa paned nagu selle mängu, selle raha, et sa oma reaalset raha ei pane ja saad nagu reaalsete päeva peal tekkida, kuidas investeerimine käib, et kas sa ostad seal EPF-i ja ostad seal aktsiaid või ostad seal veel midagi, fonde, asju, et sa saad nagu seal proovida, katsutada. Aga kas nende investeerimiskelmuste alla lähevad igasugused krüptos kämmimised ka, mis on tänapäeval? No jah, põhimõtteliselt küll. Tegelikult krüpto kasutatakse selle jaoks, et lihtsalt varjata seda kurjategevuse raha, et krüptot on kerge ümber vormistada. Ta on lihtsalt vahend. Jah, ma mõtlesingi nii öelda, mis neid... Aga see on samamoodi, et investeerime krüptosse, saad raha, investeerimiskelmus, aga läbi krüpto või ostame kaupa läbi krüpto, jälle see nagu varjata mingid teed, asju, et tasuta hoided. Selles mõttes et tuleb hästi olla ettevaatlik, et eriti kui midagi ostate, müüte, et kasutage ikkagi kodumaiseid pankaasja, siis jäävad nagu jäljed asjad maha ja need on kontrollitud ka. Aga kui te kuskil välismaal mingid veebipõhised, mingid ajutised pangakaardid, asjad, et need on juba ohtlikud, et lihtsalt sealt kaotate ja teil ei ole mingit tagatisi ka. Ja te ei saa minna tarbijakaitsesse, andmekaitse inspektsioone, mida iganes. Et mitte ainult eraisikut, vaid ka firmad, eks ju, skämmivad ja teevad investeerimisasju ka. Need ei saa seda raha mitte kuskilt, et see on põhimõtteliselt hundi kurku ära kadunud. Nende kelmustega nende ka tegeletakse üle maailma ja tegeletakse muudest asjadest, et kõikidega tegeletakse. Aga kui palju on nüüd, ütleme, sest kindlasti ajaga selles mõttes igasugused kelmused asjad nagu muutuvad nagu kavalamaks, aga nüüd tänapäeval on hästi palju sellist, ütleme, kas siis, ma ei usu, et see nagu asjatus juhke hirmu külvamine on, aga selline AI kasutamine ja selline, ütleme, uue tehnoloogia kasutusele võtmine siis igasuguste petuskeemides, et näiteks, kus siis imiteeritakse kas inimese hääli või ütleme siis nägu või mis iganes, et kui tihedad nagu sellised... Meil oli vanasti venekeelsed vaatolid kogu aeg, nüüd on eestikeelsed ka juba. Aga AI läheb järjest paremaks läheb, et kasutatakse ikka neid heli ja video ja joonistusi ja pilte ja et üks asi on ka, et see inimesed tuleb ka veebis jälgida, et kas need pildid on õiged ja nimed ja asjad ja guugeldage ja kontrollige ja vaadake piltide pealt, kuidas inimesed, kes need on, õiged inimesed ei ole. Aga AI kasutatakse, aga ütleme, et veel on aru saada, et see on AI ikkagi, et veel ja, et selles mõttes tuleb üle kontrollida neid asju. Aga AI ei lase praegust, nad ka arendavad ja õpivad see ebaseaduslik asja, aga kindlasti on tehnoloogiad, mis juba
inimesed on targad, et leiavad neid asju vahendeid. Aga üldiselt on skeemid on nagu ütleme see, mis oli vanasti siin 90-ndatel ja siin isegi Vene ajal, vana ajal need skeemid kõik on sarnased, lihtsalt on kasutanud tänapäeva tehnoloogiaid asju. Näiteks need samad need piletipettused, eks ju, need oli, mis on Iidama staatus kogu aeg tehtud neid asju. Ja siis kas siis keegi kuskil pakub mingisugust siin osta müüa neid asju, näiteks ost-müük-pettused on ajas ja arus kogu aeg tehtud. Lihtsalt tänapäeva kasutatakse lihtsalt seda marketplace'i turgu nagu, eks ju, või siis e-pood lihtsalt sul on kiire kliki kaugusel. Et sul tuleb lihtsalt topelt tähelepanelikku. Ära kiirusta, ära vaata, ära tee, aga mitte siis seda. Et ost-müük-pettused on eriti, et vaatad, et kuidas need asjad käivad. Et siin mäletan, et ütleme, et kui interneti veel ei olnud, vanal ajal siin ikkagi turu peal pakuti sulle asju müüa, eks ju, ja võtsid selle paki kodus lahti ja avastad, et see ongi olnud üks pool näiteks dressipükse või siis üks toss ühest paarist ja nii teisest ja lihtsalt ostsid mingi kalja, aga nüüd on lihtsalt see pettus läinud. Selles mõttes, skeemid või need on nagu vanad, aga lihtsalt on kasutatud tänapäeva on tehnikat ja asju ja lihtsalt nii ongi, et midagi nagu väga uut või siukest põrutu. Krüpto jah, võib-olla tõesti siukene, see on lihtsalt varjamisviis, et vanasti sa lihtsalt võib-olla mitte krüptot, vaid lihtsalt vahetasid teise asja vastu, näiteks siin mäletan, et vanasti oli autode ostud müügid, et ainult üks auto teine vastu, tegelikult said hoopis romu või midagi, aga said vastu endale palju parem auto. Lihtsalt näited, eks. Midagi nagu muutnud ei ole midagi. Või sa andsid siin näiteks mingi, ma mäletan siin anti neid ja plaate müüdi vanasti siin ja mis siin igast on, võib-olla noored kuulad ei teagi, mis asjad need on või kassette ja asju ja makke ja kõik. Head ajad. Aga ütleme, ikka on inimesed, kes kasutasid ära teisi. Ja ka ost-müük-pettused, eks ju, ongi, et ongi teine liik, eks ju. Kõik on kolinud veebi, CV-d, keskused, see on auto 24 asjad, ja seal kasutatakse neid erinevaid linke asju, kuhu suunata. Mulle meenub sellega, kuidas mind üritati skämmida, kui ma ise müüsin ühte asja marketplace'is ja siis saadeti kirja, et tahetakse osta ja siis tuligi vist ka, ma ei mäleta, siis ei tulnud isegi linki kohe või midagi, aga umbes, et ma saadan kulleri järele, aga et peab maksma selle eest. Nagu. Kulleri või kindlustuse. Et ma pärast nagu maksan selle umbes või selle ühesõnaga mingi siuke värk ja ma huvi pärast läksin, ma tean, et kaugele. Nagu vaatasin, et kaugele see asi läheb enne, kui ma pean hakkama kuskile midagi sisse panema, siis tuli mulle mingi meil, mis oli nagu, ma ei tea, oligi TPD meil pidi olema, aga mis oli hästi halvasti tehtud. Ja ongi hästi halvasti tehtud. Sa panid tähele, aga mõned paljud ei pane tähele. No tavaliselt saati kas linki või saati e-maili peale sulle mingi teine asi või koliti kuskile WhatsAppi või asja. Aga see on see marketplace'i ost-müügi pettus, et kasutati lihtsalt seda inimesed panid müüki. Praegust ütlevad, et inimesed ongi hästi palju marketplace'ist lõpetanud müümise pärast, et õiget ostjat ei tule. Kuigi mina olen ise ka ostnud, eks ju, ja müünud ei ole, aga paljud müüjad ütlevad just. Eks sa paned, mul meeldib alati see marketplace'il see kummikute teemad rääkida, et inimene müüs 25 eurost kummikuid ja kaotas 175 eurot. Oba. Aga 175 eurot kaotaski täpselt niimoodi, et kuule, nii nagu sa ütlesid, eks ju, et panid asja müüki, sulle kirjutab inimene, jah, ma tahan ja milles see pettus nagu seisneb, on see, et sinuga räägitakse nii, et jah, et ma saadan kulleri ja ma maksan kulleri ära ja et kuller maksab seal 50 eurot, et see ei ole probleem ja et sulle tuleb ukse taha ja võtad selle vastu ja kas sa said selle kõik teada, jah, sain teada, siis venitatakse, räägitakse muid asju juurde, inimene paneb nagu selle tähele, et siis ütles, et kuller, äkki saad sa interneti teile ära maksta selle 50 eurot. Et sa ei pea nagu kulleri, 25 plus 50 annad inimesele kullerile kätte, vaid maksad internetis kohe selle 50 eurot ära, eks ju. Et siis, kui pärast tuleb see kuller, siis sa saad selle raha tagasi. Ja siis
jah, inimene on nõus, jah, maksame internetis ära, ma saadan sulle lingi, saadab sulle lingi, sa maksad selle 50 ja siis toimub jälle see sama asi, mis me näitasime videos 3-4 korda, siis inimene ütleb, et kuule, makse ei läinud läbi ja ongi juba sul 3 korda 150-175 eurot läinud. Et noh, et müüsid kummikuid ja maksid ise peale. Siin lihtsalt selle kohta ka, et lihtsalt tuleb olla ise terane, ise tuleb nagu mõelda, et ärme midagi, sa ei pea midagi peale maksma, et see, kes ostab, see ise muretseb nende asja. Sina oled müüja, et tema ise võtab oma kulleri, võtab oma ise kindlust asjaga. Neid marketplace'i asju on vähemaks jäänud, neid teatud on vähem. Ja praegust on ikkagi rohkem see lingi teema, et teli arve, vajutad arve peale, maksad see 29 eurot ära ja siis järgmine hommik on sul läinud siin 600 eurot, eks ju. Just. Või siis see haigekassa nimel, eks ju, et mine vaata andmeid, kaotatakse oma seal Messenger või Facebooki konto ja siis veel lisaks veel pangapäeval konto ka arvud. See on praegu tänane. Siis on olemas siuksed nagu firmadele, see on siis pekkelmused nimetatakse siis raamatupidamise ehk siis see firma. No põhimõtteliselt see on see nii, et kas siis direktori või raamatupidaja nimel saadetakse mingi e-mail, kus öeldakse, et vaja mingid summad ära maksta kiiresti, see on mingid libalingid asjad, et neid ikka firmadel on, aga seal firmad tulebki lihtsalt endale oma kindel süsteem sisse, kuidas need makse asjud maksta. Et siin Maano just rääkis tegelikult ka, et vallale tuli, ma käisin Nõo vallas loengut pidamas siin ja siis ta ütles, et Maanole tuli ka, et kuule, maksa siuke raamatupidajalt nii-öelda liba, see tuli, et ei on. Ja siis on hästi suur on armukelmused, olete kuulnud sellest? Jaa, need on minu jaoks olnud isegi päris üllatavad, kus on olnud lugusid, kus inimesi on nagu mingi mitu aastat lausa lihtsalt skämmitud, mis on nagu minu jaoks siuke veidike nagu ulmeline. Mul on praegu 5 aastat on üks inimene, keda Vot see on asi, et ma saan aru, et kõik võivad petta saada 1 korra, 2 korda, aga et see on nagu mitu aastat jutti. See on, nagu ma saan aru, et nagu ühe grupi käest ka ju nagu selle. Ja, vaat see armukelmus ongi see, et see ei ole nagu, see on 2 osas. Esiteks on see emotsiooniline, et see on, sul on mingi tunded tekivad, sul tekib kas naise või mehe vastu tekib mingi armastustunne. See on sügav, seda on raske murda. Ja teine on siis see rahateema asja. Et et lihtsalt jõutakse sinna rahade asjadeni. Ja nüüd, kui sa inimesega suhtled siin aasta, 2 või 3, eks ju, siis sa jagad selle aja jooksul ohtralt endast informatsiooni. Ja arvatavasti on saadetud pilte ja muid asju ja oma elu ja kogemusi ja see pättidel on kelmidel on põhimõtteliselt hästi palju nagu neid informatsiooniga. Just. Ja selle nimel siis töötatakse. Et naistele tavaliselt kirjutavad kaptenid, sõjaväelased, arstid, kes on tavaliselt mingis sõjapiirkonnas kuskil või kuskil laeva peal kinni või et neil on vaja abi. Ja siis meesterahvastele siis Aasia tüdrukud või nooremad tüdrukud ja vanemad. Mul endal on üks kirjutas üks naisterahvas, ta oli slaavlane arvatavasti. See on pildi järgi on näha, slaavlane. Kirjutas 21 korda. 21 korda erineva kontodega. Ja ma sain aru selle järgi, et rumaluke või see kelm lihtsalt oli nii, kas ta labane või ise ei saanud aru või nad nagu ei kontrolli üldse, et kena nad kirjutavad. Kirjutasid minu ametlikule veebipolitsei sellele ja üritasid nagu petta siis. Aga ta kogu aeg muutsid pilti. Vahetasid poolt ja polaroid ja tegid tausta ja nägu, vahetasid juukse värve, aga nägu oli kogu aeg sama, oli aru saada. Seepärast ma paningi kõik kirja, viskasin oma kausta, 21 tükki lugesin kokku. Nüüd ei ole paar aastat enam olnud. Ja alguses olidki noored naised, minule kui meesterahvale, siis läksid järjest vanemaks naisterahvad, siis olid erinevad riikide omad ja siis lõpuks jõudsid mingid haigevoodis naised, voolikute, kas on vähid või seal muud või operatsiooni vajad, siis loomadega pildid, et loomad on vaja abi seal
ja lõpuks jõuti meeste juurde, siis hakati mehi saada. Ühesõnaga kõik saadetakse. ja proovitakse. Ma räägin, et lihtsalt otsitakse õiget sihtmärki, et nad ei tea ju, nad proovivad katsetavad, mis nagu sinu peal töötab, et kellega sa nagu juttu hakkad ajama, et mis on, et see on nagu, see ongi see nagu see point, et mis nagu sinu peal töötab. Minu peal nagu umbes nad ei nagu siia vaatanud, teised veebipolitseinikud on ka öelnud, et nende peal on ka proovitud igasugused naistele ja meestele ja kõike. Nad nagu ei kontrolli, selles mõttes on rumalad, et näha, et noh, see näitab tegelikult seda, et kelmid ei tegele nagu individuaalselt ühe inimesega. Nad töötavad massiga, nad suunavad hästi paljudele inimestele korraga ja kogu süsteem on ehitatud sellega, et kas või 1 või 2 inimest saaksid petta. Et nad teevad nagu selle süsteemi, mis IT-lahendused on kallid või aega nõudavad, võib-olla see lahendus ongi ainult võib-olla 1 või 2 inimesele, aga saavad sealt 10 000, 20 000 kätte, ongi asi tehtud. Täpselt. Et see on nende töö nagu selles mõttes. Ja armukelmused ongi, et on emotsionaalne, inimesed armuvad ja armukelmuse sükene erinevad nagu lahendused on olnud. Arvatavasti olete Pealtnägijas ka näinud vist või? Siin oli siin Võru naine, oli siin müüs oma maja maha ja asjad maha. Kellelgi oli see, rääkis selle Tom Hiddlestoniga, selle USA näitlejaga. Just USA näitlejaga, kuulsusega ja täpselt. Siin meil oli üks näide, kus Tartusse tuli üks Hollandi naine, kes tahtis päästa siis ühtegi USA inimest, kes on siin Tartus oli vanglas meie politseimajas, et vaja päästma tulla tuli. Siis talle tehti selle selgeks, et see on kelmus. Ja samamoodi armukelmus. Ja meil on siin minu poole pöördutud tavaliselt, kes avastavad selle on lapsed või lapselapsed või siis või sugulased, kes ütlevad, et naisterahvas või meesterahvas käitub imelikult. Ja selles mõttes on, me oleme tegelikult, nad proovivad ise nagu teha, et see ongi väga raske selles mõttes armukelmus. Et see kelm või see grupp kelme pidevalt iga päev 24/7, nad on kogu aeg nagu ütlevad sulle tere hommikust ja saadad ilusaid sõnu, asju. Ja nüüd, kui sina laps või laps ainult nädalas korra või 6 korra taga suhted, siis sul ei olegi suhet, eks ei teki niisugust emotsioon. Ja ümber veenda, et kuule, see on nüüd kelm või pätt, see on väga raske. Ja siis tavaliselt on nii, et mina esialgu proovin koos lastega talle selgeks teha, et ta on kelm. Ma alates sellest, et need pildid ja asjad, mis ta saadab ja need on nagu kokku pandud või AI-ga loodud või asjade ja tegelikult ei ole seda ja nii ei ole. Ja teine, mis see raha miks tavaliselt jõuab inimestele on see, et hakatakse raha küsima. Et siis on see, tavaliselt on need kindlustusmaksed või siis isegi inimesed on isegi keerukalt pangaarvelt raha välja võtnud, läinud postkontorisse, saatnud erinevate postkontoritega raha pakkida asjadega ja summad on suured olnud. Ja saadetakse siis nagu nii-öelda sõjapiirkonda. Et sul on vaja mingi pakk välja osta, et ma olen praegu kinni sinna hõivatud ja ma ei saa. Ja meestega on sellest lihtsam, mul on vaja seda osta, et äkki sa saad mind aidata, et mul praegust moment raha ei ole. Ja tavaliselt võib-olla hakkabki esimesest 100 eurost pihta või 200 ja siis vaikselt tilgub. Mehi pole vaja pettagi, teed OnlyFansi lihtsalt ja makstakse ise sulle. No see OnlyFans on puudutasid huvitavat teemat, aga tänan Eesti Ekspressi lugu, see on väga soovitan lugeda. Selge, seda peab küll vaatama. See ei ole kelmuste teema, aga lihtsalt see, kuidas oma pilte ja mida sa üldse jagad samamoodi internetis. Just, ja neid saab ju ka väga hästi ära kasutada väljapressimiseks ja kõike seda. Just, ja siis viimane on siuke, mis kelmuste liik on siuke spämmkirjad ehk siis õngitsuskirjad. Te mäletate, mis on esimesed õngitsuskirjad või? Esimesed? Mis on esimesed, nagu tulevad meelde, mis hakkasid tulema inimestele? Kas need olid need printsid või? Kes Mulle sa oled esimene, kes mulle selle ära ütleb, et miks sa oled esimene? Ma alati küsin kõigi käest, kas te teate, ma küsisin Nõovallas ka siin teiste käest, kas te teate, kes on esimesed? Ei tule, sina ütlesid ära. Oligi need printsid, vaata, et kuule prints nii kiirjast, vaata, suri ära 10 tonni või mis palju, 10 miljonit, mis on raha üle, et saada nüüd oma andmed, vaata. Et saada nimi, isikukood, telefoninumber, pangakonto, et siis me saadame selle advokaadile, advokaat vaatab üle
ja siis saad sa selle varanduse kätte. Aga seal see skeem läks edasi pärast veel, arenes edasi. Et siis jah, et saad selle kätte, aga nüüd on vaja advokaadina maksta, nüüd on vaja seal pangakonto teha, nüüd on vaja saatmiskulud, nii ja edasi, ja siis küsiti veel raha juurde asju seal. Ja lõpuks sa siis maksid seal selle, ise maksid, 10 miljonit ei maksnud, aga ütlesid suured summad. Ja mul on ka siin näiteid hästi, et kirjutas jälle üks inimene, ütles, et kuule, et tuli see kiri, et küsitakse andmeid, et ma olen pärija, et ikkagi lahe, eks ju. Ja ma ütlesin ei, et vaatasime, et ei, see on vale, et see on skäm, kelmus, ütlesime ka talle seda ja siis ta lõpuks nõustus sellega ja siis kirjutas nädal aega üle, et kas ma siis ei saagi selle raha kätte pärandus? Pagan, tegid selle pika töö ära ja ikka. Ja kahjuks on selles mõttes, et ka, et meil on erinevaid taustaga, on vaimsed, on tervislike probleemidega, on lihtsamad inimesed. See on nagu internet ikka on. Vaata, see internet on ka selline koht, et ega siis kõik inimesed ei oska palli või muusikat mängida või siin joonistada või kirjutada. Et internet on täpselt samasugune, et kõik inimesed ei oska. Seda küll. Ja mõnda on lihtsam petta, mõnda on natuke raskem petta. Aga siis ongi, pihta saavad, selles mõttes ka ma olen ütelnud, et pihta on võimalik saada igal inimesel, lihtsalt sihtmärk peab olema õige. Ja nii nad kahjuks on. Aga kas on, ütleme, et üks asi on nagu ilmselgelt nagu olla nagu ise tähelepanelik, kui lingid on kahtlased ja kõik sellised asjad. Aga kas on nagu näiteks ikkagi mingisuguseid, ma ei tea, programme, viirusetõrjeid asju, mida näiteks ongi vanaima arvuti peale panna, et mis vähendaks riski, et keegi mul vanaimal raha välja petab? Ja, need teenusepakkujad ise pakuvad ka see Telia. Ma kasutan näiteks ise Telia seda Safe'i. Okay. Ja selles mõttes on Telia Safe on hea. Ennem kui ma Teliat seda firma oma kasutasin, oli 3 arvutit, said seadet panna. Aga nüüd nad tõstsid seda hinda seal. 8 euro peale vist oli äkki või. Nüüd on 25 seadet. Ma panin kõik oma nutitelefonid ja kõik arvutid ja kõik panin selle peale. Ja seal on ka hästi palju seal VPN-id, asjad, kõik on seal kaitsed, pahavara, nuhkvara, kõik asjad on peal. Et kontrollib. Vahepeal on tüütu, aga ta on nagu mõistlik. Siis ütleb ka, et sul on seal arvutil tegemata uuendused, asjad ja et on vabavara, on raha eest ja soovitan. Ja kui midagi veel juhtub ka, et kui juba see, et teil on arvuti või nutitelefon, mis viskab ette erinevaid hüpikaknaid või teeb mingid trikke ja on aeglane või see, et siis hakake arvutit puhastama ja viirusetõrjed nuhkvara, pahavara eemaldamiseks, et siis liigub neid andmeid päris palju. Et seda võiks küll teha ja tähelepanelikuna, lihtsalt kiire, see on, ma olen kõik nende kelmustega, mis on juhtunud inimestel on see, et inimestel on kiire, et samamoodi, et mis see kelmus praegust Maxima ja nendega praegust liigub siin on see, et lihtsalt tuleb sõnum, et saada oma telefoninumber, eks ju. Saadadki telefoninumber. Ja siis tuleb see, et kuule koodi asjad, enamus saavad aru, et oota, mis kood, ma ei saada koodi, mõned saad koodi ära, Facebook Messenger läinud. Et kuule, nüüd me võitsime siin selle loosiga 2600 eurot, sina 1300, mina 1300, siis läheb nagu skeem edasi. Ja see Maxima kelmuse liik oli lihtne, et sealt võeti sõbralist ja sõbralistist saati järgmistele. Võeti järgmine sõbralist, võeti järgmistele ja siis sellepärast on niimoodi laieneb. Aga näha on, et nad saadavad ikka õngitsuskirju saadetakse pidevalt, SMS kasutatakse, nagu ma ütlesin, seda politseid, see trahvid, hoiatustrahvid on praegust hästi palju ja muidu ka, et vaadake, mis pilte ja enamus, mis kelmused või väljapressimised on ikkagi see, et inimesed või noored inimesed saadavad endast pilte kellegile, et hoidke oma et alakeha ja kõik asjad peitus ikka, et ärge kuskil sotsiaalmeediasse pandke, ärge hoidke isegi telefoni peal, et kuskil arvutis, et
see on kohe, mul on kohe töö juures on ka olnud, et oled tööl ja helistab naisterahvas, et kuule, ma olen praegu vannis, äkki tuled ka, et ma ei saa, ma olen siin töölaua taga. Et katsetavad, proovivad, kasutatakse erinevaid telefone, et noh, kus siis, mis on nagu interneti teel telefonide helistamised sisse. Aga ei ole, et ärge arvake seda, et kuskil on teie andmed lekkinud või see, et ei, no tuleb massiliselt saadetakse lihtsalt siin. Ma olen näinud e-maili liste, kus on 7000 e-maili sees ja 10 000 ja saadetakse massiliselt. Kõigile keegi ikka äkki eksib. Ja noh, see, kellega saab natuke kaugemale minna, sellega minnakse kaugemale ja kes paneb kinni ja eks ta nii ongi kuskil, et noh, on erinevaid asju. Jõp, aga noh, ma saan ikka aru, et aga see kurb on ikkagi see, et ütleme, oletame, kui see raha siis läheb, ütleme kuhu iganes Nigeeriasse või kuhu iganes ta läheb, et ütleme, et see on ikkagi paraku läinud, et seda enam ju kuidagi nagu tagasi ei ole ju võimalik. No see sama, mis me alustasime täna, vaata selle Labhouse ossiga, et siit saadi ju mingi 500 miljonit või mingi summa saadi tagasi ju. Okay. Ja sealt saadi mingi summa tagasi, aga muidu enamus on ikka hundi kurku läinud. See on ka vaata see, et enamus kelmused, mis Eestis on pisikesed siuksed, maksin 360, ma ei hakka kuskile teadma, ma ei hakka kuskile panka või asju, ma ei hakka kuskile teatama, aga tavaliselt ikkagi noh, andke meile sellest teada, pangaga, esimesed asjad alati, võtke ruttu pangaga ühendust. Suhelge pangaga, kirjutage nendega, pange kinni, tehke nende juhendi järgi. Politseile on aega siis kirjutada ja asju küll ja vaadata ja ärge kõiki asju kohe kustutage, hoidke alles, salvestage, et nende andmete järgi on võimalik pärast otsida inimeste kus. Ja ma räägin, taustal tehakse pidevalt tööd. Ja siis, aga äkki ennem, kui siis nii-öelda pillid kotti paneme ja saate tänaseks lõpetame, et äkki kordame üle ka mingisugused internetiavarused, kus millele inimesed saavad ise pilgu peale heita, lugeda kasulikku infot, vaadata vajalikke videosid. Targalt internetis on leht, kus vaadata, seal on nii noortele, nii vanadele kui ka eakatele, et vaadake sealt seda meie neid, seal on ka näiteid, seal on videosi, seal on multifilm, linke mujale, kõikide asjad. Siis on see meil endal veebipolitseinikud Facebookis. Tavaliselt on see kas siis nimeliselt kohe või leiab neid ilusti ja siis piirkonnapolitseinikud. Ja nende kaudu saab infot ja siis samuti on see küberpolitsei ja see RIA nende kaudu samamoodi. Et nendel on endal ka see leht olemas, et saab sealt selle kaudu infot ja jagatakse materjale. Selge. Aga tõepoolest me oleme küll natukene läksime üle tunni, aga ei vasta. Tavaliselt hakkab see pihta sellega, et me räägime tund aega ja siis on 1,5 tundi läinud. Sina küsisid veel vähe küsimusi, aga inimesed tavaliselt küsivad väga palju. Jah, praegu kuidagi jutt sujus, siis ei hakanud kohe vahele segama. Aga ilmselgelt tegelikult sellest teemast on veel väga-väga palju rääkida, et äkki mine tea, võib-olla mingil momendil jälle saates tagasi ja siis juba kuidagi räägime nendel teemadel veel edasi. Lühemalt, just võtame kokku. Aga veel kord suur-suur aitäh, et leidsite selle aja, et meiega siin natukene juttu ajada ning loodetavasti siis järgmise kohtumiseni.